ma ikka istun autos. Vot nii. Auto võib kinni olla. Või tahad autos istuda või? Või tahad autos istuda? Tahad sa autos istuda? Minu meelest istub siin autos, sest tooli peal ei ole üks huvi. Ma ei ole vaadata, mis on autos. Uus jagaja ja see. Istme taha ei lähe. Ei, küll saab istme tagant ka kätte ära, sellepärast need külbab istme. Oli ju mõtet muidu. Tuttav tunne kohe, sellega sai paarutatud nii, et oi. Kui palju sellega kalal sai käidud? Kalal? Pikasillas ja Matsirannas ja sel ajal oli ju niuke kord, ma sain selle uuena kätte. Rosilebit jäi bensili ja enam ei tahta seda ehitama hakata, sest Vene auto oli ju vaja kõik ümber ehitada. Ja siin nõue oli Vene aegas kõigi autodele, 2000 kilomeetrit pidi olema läbisõit ja 40 tundi pidi olema pump töötanud, siis võeti auto arvele alles, siis võis minna tulekahjule. Ennem ei tohtinudki tulekahjule üldse minna. Aga see 2000 versta andis läbi uhada ju. Ega siin Kehtne ja Rapla vahel seda ei sõida, tuli ikka üle Eesti panna igale poole, sest me tahtsime ruttu auto arvele ka saada. Nii, kuule Enno, hakkame äkki hästi tagant pihta. Sina tulid, kus sa sündinud oled? Vasto Vabariik. Kehtna vald, Vasto Vabariik. Miks ta vabariik on? Sellepärast see oli eraldi küla, mida ei tahta ei Partizani koloos, ei Vene riiki ega Kehtna sovhoos. See oli täitsa eraldi kõrvaline koht, sa tead, kus Vasto küla on? Tean. Vot, sellepärast ta ongi Vasto Vabariik. Seal me oleme sündinud, kasvanud kõik niisugused insenerid, paljud on surnud juba, kes ehitasid igasugu masinaid ja värki ja kõiki kuradi asju. Sest Järvendi tehast oli meil küll all seal kohe, seal sai treide ja keevitada ja teha ja 50. aastatel. Siis see oli Nõukogude Liidu alluvuses klaasitehas. Seal oli kõik seadmed värgid olemas. Seal ma olen sündinud, kasvanud ja siis läksin sõjaväe poolt autokooli. Vene tänav 31 õppesõit toimus Vene tänaval Raekoja platsis ja seal ümber kaubamaja ehitati, siis ümber kaubamaja ja seal oli õppesõit. Meil oli 251, üks siis puugaasi küttega, puugaasi õppisin ka, kõik need generaatorid, värgid, need on mul kõik selged, kuidas see töötas. Ja siis lõpetasin autokooli ära septembrikuuses, 2. või 3. septembril, millal eksamid olid. Ja siis tulin, Partizani koloos oli sel ajal, veel Kehtnad ei olnud. Tulin Partizani koloosi autojuhiks, aga ma ei saanud lubasi kätte, sellepärast ma olen sündinud aasta lõpus. Siis oli nii range kord, et pidid 18 olema, kui said load kätte, ennem ei saanud. Ja siis ma 4 kuud sõitsin Partizanis ilma lubadeta ja Kaarlepaga, kes oli rajooni peamiilits, oli koloosi esimel kokku lepitud, et oma, autojuhtaja oli hädasti vaja, et oma kuradi koloosis ja siin piirkonnas võib sõita, andis mingisuguse paberilipaka ka, mis asendas seda, et ta on kooli lõpetanud ja eksamid teinud, aga ei saa lubasi enne kätte anda, kui saab 18. Ja sellega jäin ma ka aasta sõjaväest tagasi, sellepärast oktoobris, novembris võeti sõjaväkke, aga ma sain detsembri lõpus 18. Mind ei saanud võtta sellest, ma ei olnud 18 täis, siis läksin järgmine aasta. Kuule, aga nüüd ja siis tegid töömehelu ja aasta 1980 sattusid sa siis Kehtna tuletõrjesse? Jah, siis ma olin Rapla EPT-s, Sill Pulmaniga sõitsin ja Oksar sai just selle ühingu esimeheks. Nii. Ja Oksarit me hästi tundsime ja teadsime ja käisime läbi ja siis tema hakkas mind hirmsalt kauplema, et
ja sel ajal oli nõue, et pidi olema vähemalt teine või esimene liik, muidu tuletõrje autojuhiks ei saanud. Nii. Kolmanda liigiga ei. Aga enne aastat 1980 sa tuletõrjest väga midagi ei teadnud? Ei, siis ma olin pika otste peal, sõitsin Venemaad ja Venemaa vahet ja Eestis siin ja kogu aeg. Ei no ma muidugi teadsin ja kõiki niisuguseid asju, sest esimene kokkupuude mul tuletõrjega oli 54 aasta, kui mu kodu maha põles vastal, äike lõi põlema. Nii. Ja siis oli Kehtna see esimene masin, Rossi Lembit oli, see oli alles uus masin ja siis nemad käisid kustutamas, muidugi kustutada ei olnud seal midagi enam, paljad tugid ja varemid, sest kodus kedagi ei olnud, mina olin koolis, ema oli tööl vastal põllu peal ja kui suitsu alles vastu küla peal nähti, siis oli juba illa ja siis polnud telefoni, vastal oli ainukene telefon sealt, siis helistati tuletõrjest ja see tuli alles õhta, kui lõunaaegas lõi põlema ja õhta tuli alles tuletõrje, kui see teadli nii kaugele ükskord jõudis. Aga kui sa nüüd 80 Oksar Toomas kauples sind Kehtnani, mis ta siis oli, Salga või tuletõrje komandosse tööle? Tuletõrje komando autojuhiks ja tuletõrje pealikuks. No ja tulid siia? Komando ülem, siis oli komando ülem, selle alluvuses oli kõik inspektor, kõik kontrollid, värgid, asjad üle Kehtna sovhoosi. Ja Kehtna sovhoosil oli omal Põdra Kalju, kes vastutas tuletõrje ohutuse eest majandi territooriumil. No tulid siia, mis pilt avanes? Siis oli juba Kehtna, Keava, Lelle, Partisan tuli kõige esimeseks külge, siis need olid juba külles kõik 80. aastal. Siis see Kehtna sovhoos oli juba kõik Keava, Lelle, Vastel Lellapere. Aga tulid siia, siin oli sul autoks tollel hetkel mis asi? Kui ma siia tulin, sellepärast mind kaubeldigi, Oksar mind kauples, et selle tuli sovhoos ostis uue 53, sest see vana auto oli 21 aastat vana juba. Ta ostis selle auto, milles sa praegu istud? Ja Rossi Lembit ei võtnud seda vastu, sellest ta oli juba 60 sai ja vanem mees, ta ei olnud 53 ja sillidega tegelenud üldse ja ta ei tahtnud seda, läks pensile ja siis oli vaja uut juhti. Aga sel ajal uut juhti oli ju väga raske võtta teise või esimese liigi meest. Nõue oli selline ja siis kaubeldi ja väga raske oli ja mul olid 300-400 rublased kuupalgad EBT-s tulla ära 86 rubla peale. Kes selle vahe mulle kinni maksab? Aga sa tulid? No tulin lõpuks ikkagi suure kauplemise peale. 2. mail tulin ja koolitus toimus alles juulis, Matrossovi 1. See oli tuletõrje autojuhtide koolitus või komandoülemate koolitus? See oli tuletõrje autojuhtide. Seal tehti üksipulgi kõik pumbatööd, voolikud, kõik need tööd tehti kõik selgeks ja siis see majandamine ja vastutus ja paberimajandus, see tehti ka, see oli 2 nädalit, me olime koha peal, seal on 4. korrusel on võõrastemaja toad, olid sellel ja köök, kus sai süüa teha ja olime 2 nädalit seal kohal, see oli juulikuu algul, ma mäletan. Ja siis oli järgmine kursus 2 nädalit oli märtsis, kus me olime, see toimus üle Eesti, meid oli 12 meest oli, kellel see juunikuuses oli, kus see esimene koolitus oli, aga teisel ma ei mäletagi enam, mitu meest meil siis oli, kus võeti kõik Tiskra oja, et olime seal tead, kus Tiskra oja? Õismäe taga. Õismäe taga. Jah, Õismäe taga, jah. Seal oli kohe suur plats tehtud ja kõik, kus olid imemised ja voolikuliinid ehitamised ja kõik need asjad, mis oli tulekustutusele vaja, siis oli nagu see koolitus. See oli nüüd EVVTÜ õppepunkt. Jah. Millised õppeautod teil siis kasutada olid? Sill 130 ja 131, rohkem ei olnudki.
oli muidugi, oli veel see Uraali baasil olid, aga need võtsid hirmus bensiini, aga põhimõtteliselt oli sild 131. Aga huvitav, et EVVTÜ õppepunktis õpetati välja ju komando ülemaid, lõviosas ikkagi väiksematesse komandodesse, kus sille ei olnud, et miks nad 53-ga seda väljaõpet ei teinud? Sel ajal 53-d alles tulid. See ei olnud veel nende õppeprogrammis sees. 80. aastal oli 53-sid juba 5-6 aastat vabariigis. Ei olnud. Kohilasse tuli 73. aastal esimene. Ja 80. aastaks EVVTÜ-sse veel 53 polnud jõudnud. Ja Kohilal oli esimene 53, mis oli Kohilal. Ja siis oli tükk maad vahet. Siis oli 75. aastal sai Kohila veel ühe, siis sai Järvakanni. Rapla maakonnas esimene oli Kohilas, teise 53 sai Lelle. Ei, Järvakandi oli varem. Ei olnud, Järvakandi sai peal Lellet. 76. aastal sai Järvakandi, Lelle sai 80. enno. Oli või? Ja. Või oli vastapidi siis? Et Järvakandi oli ja Lelle oli, mis ta standard? Või ja, Lelle standard. Ja, sai omale ja 4. masinal saime meie Kehtna. Aga õppeprogrammis seda, kui me õppisime seda kooli õppeprogrammis 53 veel sees ei olnud. 80. aastal. Nüüd käisid läbi need komandopealiku kursused, aga tööle asusid ju B-grupi komandosse. Siin pidi olema järelikult üks autovalves ja mees ei pidanud olema kogu aeg majas, eks ole? Võis kodust tulla. Aga vanade fotode järgi ma olen vaadanud, et ega te kohe seda vana BMG 19M ju maha ei kandnud. Teil oli mõnda aega 2 autot ka arvel. Kui ma valetan sulle, kas 3 või 4 aastat olid nad paralleelselt. Aga kas see oli probleem, et 2 autot hoiti arvel või see ei olnud? Ei olnud. See ei olnud. Ega väga palju ei olnud B-grupi komandos Taplamaal, kellel 2 autot. Sellest nad olid mõlemad Kehtna sovhoosi autod. Nii. Kehtna sovhoos olid nad välja ostnud. Nii. Ja sellega tuletõrjeühing ei saanud seda keelata ega käskida, kas me kanname maha või mis me teeme selle auto. Aga 3 või 4 aastat olid sul mõlemad autod siin komandos. Ja sõitsid välja siis peaasjalikult 53-ga, aga kui vaja oli, võtsid teise autoga kaasa. Aga millal oli vaja teist autot? Näiteks suurem tulekahju oli. Siis paakauto see ei olnud, oli vaja lihtsalt vett vedada. Ja see teine auto oli sellest hea, et temal oli pump alt sisse imemisega. Tema tõmmas ka alati raudselt igalt poolt vee ülesse. Millise autopump ei olnud alt sisse imemisega? 53 näiteks ei ole, sill ei ole alt imemisega. Mida sa selle alt imemise all silmas pead? Mida sa selle alt imemise all silmas pead? No ma näitan sulle või? No. Sellepärast Kaiu auto käis alati võistlustel, et see oli raudne, mis tõmmas vee üles, ei tekkinud seda õhukotti.